väga hea, aitäh. Nii, seega siis lihthankemenetluse sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse juurde. Need menetlused on omavahel tegelikult hästi sarnased. Detailides üksnes on erinevused, aga vaatame neid siis ükshaaval siiski läbi. Lihthankemenetlus, piirmäärasid vaatasime hommikul asjade teenuste puhul vahemikus 30 000 kuni 60 000 eurot ja ehitustööde puhul vahemikus 60 000 kuni 150 000 eurot. Ja võrgustiku hankijate puhul siis tuleb teha kuni rahvusvahelise piirmäärani, samuti kaitsejulgeoleku valdkonna hangetes. Lihthankemenetlus algab hanketeate avaldamisega registris, välja arvatud siis, kui hankijal on võimalus kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust, ehk et kui ka nendes piirmäärades mõni erandliku hankemenetluse kasutamise alus esineb, siis võib seda kasutada ja ei pea siis tingimata lihthanget välja kuulutama, vaid võib teha selle menetluse, millest me just rääkisime. Hankelepingu lõppemisest tuleb teavitada hankelepingu sõlmimise teatega, nii nagu kõikide teiste menetlustegi puhul. Ja ülejäänud menetlus tegelikult tuleb hankijal ise sätestada riigihanke alusdokumentides lähtuvalt riigihanke üldpõhimõtetest. Tegelikult see on juba praegu nii, et kui te tahate läbida mingisuguseid etappe, siis te peate praegu kehtiva seaduse alusel koostama lihthanke dokumendi, kus te need siis ära märgite ära, missuguseid tingimusi te esitate ettevõtjatele, mis on hindamiskriteeriumid, milliseid dokumente te tahate, et teile esitatakse ja mis siis saab, kui ettevõtja nendele tingimustele ei vasta. Ja samuti siis ära määratleda ka läbirääkimiste kord, nii nagu kehtivaski seaduses, alati läbirääkimised selles menetluses on võimalikud. Ja võite ka sätestada, et kui pakkumused on sellised, ja ma läbirääkimisi ei tahagi pidada, et mul on võimalik hankeleping ilma läbirääkimisteta sõlmida, siis läbirääkimiste pidamise kohustust iseenesest ei ole. Ja selle võimaluse siis jälle markeerite riigihangete alusdokumentides ära. Pakkumuste esitamise miinimumtähtaeg on 5 tööpäeva, aga siin loomulikult tuleb lähtuda sellest, et see tähtaeg peab olema ikkagi määratud hankelepingu olemusest tulenevalt, et 5 tööpäeva ehitustööde puhul kindlasti ei ole piisav. Samuti võib ta osutuda ebapiisavaks teenuste puhul, mis eeldab ettevõtjatelt teenuse kirjeldust või metoodika kirjeldust. Et siin tuleb hankijal kindlasti seda alati silmas pidada. Uus asi lihthanke menetluse puhul on ooteaeg, mis on 5 tööpäeva samamoodi ja mille puudumine on siis praeguse kehtiva seaduse kohaselt viinud väga halva olukorrani, kus tegelikult hankija ebaseaduslik käitumine jääb nii-öelda karistuseta, et pakkujal ei olegi võimalik oma huvide eest seista, mida me pidasime äärmiselt taunitavaks, eriti seetõttu, et väga paljud hanked on lihthanked, arvuliselt isegi üle 50% ja Eestis on lihthangete suhtes väga-väga suur huvi, mistõttu ei ole siis oma huvide eest seismise võimatuks muutmine üldse tore. Tegelikult see ooteaeg 5 tööpäeva võib-olla mõningal juhtudel on jälle päris lühike, aga pakkujad peavad lihtsalt kiiresti siis reageerima. Et vaidlustuse esitamise tähtaeg loomulikult lihthanke menetluses ongi väga lühike. Seda me vaatame täiesti päeva lõpus, et mis need tähtajad on. Ja ilmselt siis tuleb kasutada advokaadi abi.
Lihthankemenetluse puhul on hankijal kohustus kontrollida kohustuslikke kõrvaldamise aluseid. Loomulikult Eesti pakkujate puhul läbi registri, nagu praegugi, kuivõrd registris niikuinii seda menetlust alustatakse. Ja laienevad siis ka hankelepingu muutmise sätted. Hankelepingu muutmisest räägime pärastlõunal ja te näete, et neid hankelepingu muutmise aluseid on päris palju võrreldes siis kehtiva seadusega. Nagu ma ütlesin, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus on sarnane. Samamoodi algab siis hanketeate esitamisega, lõpeb hankelepingu sõlmimisega ja tuleb siis teavitada hankelepingu sõlmimise teatega sellest selle menetluse lõppemisest. Et siin on, ja samamoodi saab kasutada siis väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust, kui vastav alus on olemas. Nüüd hankemenetluse alustamise võimalus on lisaks hanketeatele üks teine veel ja see on eelteade. Ja sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse puhul see eelteade ei ole nüüd selline eelteade, mida me siiamaani teame. Et see klassikaline eelteade jääb edasi, see eelteade, mis avaldatakse eelarveaasta alguses ja millega on võimalik hankemenetluses tähtaegu lühendada, see jääb kõik alles, aga see ei ole see eelteade, millest ma sotsiaal- ja eriteenuste puhul räägin. Et sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse puhul eelteatega hankemenetluse alustamisel on siis sellised erisused, et see eelteade on seal registris üleval ja tal on teatav kehtivusaeg. See võib, hankija ise selle määratleb, kas see on 12 kuud või on see 24 kuud või 6 kuud. Ja selle eelteate kehtivusaja jooksul võib sõlmida hankelepinguid ilma eraldi hanketeadet selle kohta esitamata. Ehk et eelteates esitatakse info selle kohta, et milliseid hankelepinguid hakatakse eelteate kehtivusaja jooksul sõlmima. Et teatavad teenused näiteks, et ma sõlmin turvateenuseid erinevate ürituste turvalisuse tagamiseks selle 12 kuu jooksul. Ja siis, kui mul tekib vajadus, mul on mingisugune üritus, mingi konverents, mul on vaja turvateenust tellida, siis ma enam hanketeadet ei esita. Eelteate esitamise järgselt peavad ettevõtjad andma teada oma huvist nende hankelepingute vastu hankijale. Ja kui hankija hakkab seda konkreetset hankelepingut sõlmima, pöördub ta pakkumuste esitamiseks juba nende konkreetsete ettevõtjate poole, kes oma huvist seal esialgse eelteate avaldamise järgselt talle teada andsid. Ehk et avalikkust enam ei teavitata ja ettevõtja peab olema siis juba ennast nii-öelda hankijale üles andnud. Ja nii kuivõrd ka selle erimenetluse puhul on menetlus hankija määrata suures osas, et tegelikult need kohustuslikud elemendid on siin kõik kirjas, siis hankija võib teha selle menetluse ühes etapis ehk et küsib nii kvalifikatsiooni kohta andmeid kui ka siis pakkumusi kohe ühes portsus või ta võib ka teha etapiviisilist menetlust, nii kuidas ta ise selle tahab üles ehitada. Nüüd, kui hankija tahab sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse puhul läbi viia mingisuguse hankemenetluse, et ta juba valib seal selle hanketeate esitamisel ära, et ma teen avatud hankemenetluse või ma teen siis näiteks konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse, siis ta peab menetluse käigus selle hankemenetluse reeglitest ka kinni pidama, mis tähendab seda, et näiteks avatus hankemenetluse puhul ta võtab seda valides ära endalt võimaluse läbi rääkida. Et niimoodi ei saa, kui ta tahab üldjoontes teha avatud hankemenetlusega ikkagi ka läbi rääkida, siis mitte valida hanketeates, et ma teen avatud hankemenetluse, vaid kirjeldada ikkagi ära selle menetluse, mida ta siis läbi viib.
et hankijale natukene rohkem tööd, aga siiski seda peab silmas pidama. Et kui te ennast niimoodi ära piirate, et ma teen avatud hankemenetluse, siis on avatud hankemenetlus ja selles menetluses on läbirääkimised keelatud. Et seda palun pidage silmas. Aga muidu, kui te ei piira ennast ära, ei ütle, et ma teen avatud hankemenetluse või piiratud hankemenetluse, siis te saate loomulikult läbi rääkida. Siis on võimalik läbi rääkida. Aga siis tuleb jälle riigihangete alusdokumentidest need läbirääkimiste kord siis kirja panna, nii nagu lihthankegi puhul. Ka sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluses on kohustus kontrollida siis kohustuslikke kõrvaldamise aluseid, ja nii nagu lihtmenetluseski oli, ja ooteaeg on üldises korras. Ja see üldine kord on siis selline, et alla rahvusvahelise piirmäära on 10. Ma pean nüüd täpsustama seadusest üle, et kas see on tööpäeva või kalendripäeva. Üle rahvusvahelise piirmäära on ooteaeg jätkuvalt 14 kalendripäeva. Ja alla rahvusvahelise piirmäära on siis 10 kalendripäeva. Just. Nii et mõlemad on kalendripäevad. Ehk et siis juhul, kui sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse maksumus jääb alla 750 000, mis on nende teenuste puhul rahvusvaheline piirmäär, siis on ooteaeg 10 päeva ja üle 750 000 14 päeva. Kas nende kahe menetluse kohta on tekkinud küsimusi? Jah, seal taga on ja siin ees on ka pärast küsimus. Lihthanke menetluse kohta küsimus, mis oli väga sisuline, aga miks on asjade teenuste puhul tähtajaks 5 tööpäeva, aga ehitustööde puhul 15 kalendripäeva? Tähtajad üldsegi mitte ainult lihthankemenetluses, vaid ka teistes hankemenetlustes on asjade teenuste tähtajad ja ehitustööde tähtajad eristatud. Ja see oli ka ehitajate ehk et ehitusettevõtjate soov ja kindel tahtmine, et ehituses pakkumuste esitamine võtab kauem aega ja nad väidetavalt väga palju toimitakse niimoodi, et kõigepealt ettevõtja üldse vaatab, et kas ta kvalifitseerimise tingimustele vastab ja siis nagu läbib seda kõigepealt, eks ole, et kas ma vastan kvalifitseerimistingimustele ja siis, et ta ei vaatagi korraga nagu kõiki neid tingimusi ja siis alles, kui ta on jõudnud arusaamisele, et jah, kvalifitseerimistingimused on okei ja mul ei ole vaja ka neid vaidlustada ega midagi, kõik on normaalne ja siis ta läheb alles nende pakkumuse sisulise tingimuste juurde ja siis vaatab neid, et väidetavalt neid nagu korraga vaadata on liiga töömahukas. Ja siis Riigikogus siis sai seda pikalt laialt arutatud ja otsustati, et see on põhjendatud. See on arusaadav. Pigem küsimus oli suunatud sinna, et miks on ühel liigil tööpäevad ja teisel liigil kalendripäevad. See tekitab lihtsalt segadust. Ja tööpäevad ja kalendripäevad on üldiselt meil jaotatud terves seaduses niimoodi, et kuni 10 päevani on tööpäevad ja alates 10 päevast on kalendripäevad ja see on sellepärast, et pikkade tähtaegade puhul ei mängi nii suurt rolli need riigipühad ja need laupäev, pühapäev seal vahel. Ehk et kui me kõiki kalendripäevadest loeme, siis võib juhtuda, et meil on jõuluaeg, eks ole, ja kõik see langeb tööpäevadele, siis me sunnime neid pakkujaid, kes tahavad näiteks vaidlustada või tahavad pakkumust esitada riigipühade ajal tööle. Et see oli sellest, et seal on üks koht küll on, kus me oleme teinud selle vea ja oleme öelnud 10 tööpäeva, et see on, üks koht on olemas see, et see oli lihtsalt niisugune lapsus meie poolt. Jah, palun. Et mul on küsimus, et täpsustaks üle selle sotsiaal- ja eriteenuste selle hanketeate avaldamise kohustuse piirmäära, mis piirmäärast? Seda me rääkisime hommikul, see oli eriteenuste puhul 60 000 ja sotsiaalteenuste puhul 300 000. Siin ees oli ka küsimus enne.
Minul selline küsimus, et nii lihthankemenetluse kui ka sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse juures on siis kirjas see, et hankija määrab ise menetluse korra. Ja on juures ka see, et lisaks käesoleva seaduse sätestatud nõuetele võib hankija korra määramisel lähtuda ka teistest käesoleva seaduse sätetest. Ja siin ma olen kohanud nagu erinevaid seisukohti, et näiteks kui ma soovin näiteks lihthankes kontrollida pakkujate kvalifikatsiooni ja kirjutangi hanketeatesse, et kontrollin pakkuja kvalifikatsiooni, mis on siis teise peatüki sõnastus, aga ma ei viita konkreetselt teise peatüki sättele, et ma kontrollin kvalifikatsiooni vastavalt nendele paragrahvidele, siis kas ma pean lähtuma sellest teise peatüki pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimise sättest või mitte? Lõplik tõde selgub kahtlemata mõne sellealase vaidluse käigus, et mida arvab meie vaidlustuskomisjon, mida arvavad kohtud. Aga ma võin rääkida, mida arvan mina. Esiteks, see on üsna libe tee, et jätta täpsustamata, et mismoodi seda kvalifikatsiooni kontrollitakse. Aga mis puudutab kvalifikatsioonile esitatavaid tingimusi, siis need ei pea tingimata olema need samad, mis on selles teises peatükis kirjas. Et hankija võib sinna välja mõelda ka oma mingisugused kvalifitseerimise tingimused, aga eeldus on loomulikult see, et riigihangete üldpõhimõtetega see on kõik kooskõlas. Kas veel on küsimusi? Siis ma räägiks veel sellisest toredast asjast nagu sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse reserveerimine. Tegelikult üks slaid, mis mul on siit puudu, on tavaliste teenuste reserveerimine, et ka see on võimalik. Ehk et siis võib teatud juhtudel öelda, et teenuste hankemenetluses või siis teatud teenuste erimenetluses, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluses tohivad hankemenetlus või siis erimenetluses osaleda ainult teatud tunnustele vastavad pakkujad. Ja hankija peab siis kõrvale lükkama kõik need sellised ettevõtjad, kes nendele tunnustele ei vasta. Tavateenuste puhul on võimalik sellist reserveerimist teha sellistele ettevõtjatele, kus vähemalt 30% ulatuses kaasatakse hankelepingu täitmisse ebasoodsas olukorras olevaid isikuid. Ja ebasoodsas olukorras olevad isikud tegelikult riigihangete kontekstis on määramata mõiste, aga riigiabi saab siin võtta eeskujuks. Ja me räägime siis noorematest kui 18-aastastest, siis me räägime siin pensioniealistest, me räägime siin muuhulgas üksikvanematest, kahtlemata räägime me siin puudega inimestest, vähenenud töövõimega inimestest. Ja see loetelu tegelikult oli veel pikem, aga rohkem mul ei tule lihtsalt praegu meelde. Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlust reserveerimine on ka võimalik siis ja siin on ettevõtjatele juba esitatud natukene konkreetsemad tingimused, et millele need ettevõtjad siis peavad vastama, kes tahaksid sellises reserveeritud menetluses osaleda. Kõigepealt põhikirjaline eesmärk peab olema neid teenuseid osutada ja kasum reinvesteeritakse siis selle eesmärgi täitmiseks, mitte siis ei jaotata omanike vahel, ühesõnaga, et dividende ei maksta. Või siis jaotatakse töötajate osalemisega seotud kaalutlustel. Need kaks tingimust, mina olen niimoodi aru saanud, on Eestis lihtsasti täidetavad, et neid sotsiaalseid ettevõtteid, kes nendele kahele tingimustele vastavad, on küll. Me rääkisime selles osas läbi ka sotsiaalsete ettevõtete võrgustikuga. Natukene võib-olla tekitab sellist küsitavust see kolmas punkt, mis on siis juhtimisstruktuurile või omandisuhetele esitatud kriteerium, et enamasti neid ettevõtteid ikkagi juhitakse nagu tavalisi äriühinguid, nagu tavalisi mittetulundusühinguid ja ei taheta juhtimisse ega omanike ringi kaasata siis neid samu töötajaid, kes seal töötavad, neid puudega isikuid, vähenenud töövõimega isikuid. Et see on mõnel juhul võib-olla natukene keeruline määratleda. Aga ma saan aru, et ikkagi tegelikult neid ettevõtjaid on
ja näitena võiks tuua siis Abikäsi mittetulundusühing, põhiline eesmärk erivajadustega inimeste tööhõive, Eesti Pimemassööride ühing võib siia alla minna, Pimedate töökeskus Hariner ja siis selline tore mittetulundusühing nagu Ruakru, kes osutab noorsootööteenust kohalikele omavalitsustele ja kus seda teenust osutatakse niiviisi, et neid samu noori, kes peaksid siis olema selle teenuse lõpptarbijad, kaasatakse projektipõhiselt selle teenuse väljatöötamisse. Ehk et siis noor saab ise sõna kaasa rääkida, et mis oleks see, mis teda aitaks võib-olla narkootikumidest hoiduma või mingit muud kriminaalset tegevust tegemast. Aga need teenused, siis sotsiaal- ja eriteenused, mis võiksid olla reserveerimise objektiks, mõned näited, töötajate väljaõppeteenused, sporditeenused, noorteühenduste teenused, koduabi, põetus, meditsiinipersonali pakkumine, e-õppeteenused näiteks. Sellise reserveeritud hankelepingu puhul on veel üks piirang. Hankelepingu tähtaeg võib olla maksimaalselt 3 aastat. Kui me tavalise hankelepingu puhul, siis seda hankelepingu tähtaega tegelikult ei piira, kuigi tähtajatut hankelepingut me kunagi sõlmida ei soovita, sest see piirab liialt turgu, siis idees see tegelikult keelatud ei ole. Siis selle lepingu puhul on piirang peal. Ja ühtlasi, kui hankija on teinud siis eriteenuste hankelepingu reserveerimisega hanke ja sõlminud siis ühe mingisuguse ettevõtjaga hankelepingu, siis järgneva 3 aasta jooksul, kui hankija teeb niisugust samasugust reserveeritud hanget, see edukas pakkuja, kes seda hankelepingut hakkas täitma, üheski reserveeritud menetluses osaleda ei tohi, et tema tuleb sealt siis kõrvale jätta. Aga need piirangud kehtivad ainult üle rahvusvahelise piirmäära, kuna see instituut tuleb loomulikult direktiivist ja Eesti turg võib-olla on natukene liiga piiratud sotsiaalsete ettevõtete poolest, siis seda 3 aasta piirangut alla rahvusvahelise piirmäära me otsustasime mitte kohaldada. Kas hankelepingu reserveerimise kohta on tekkinud mõni küsimus? Jah, seal on küsimus. Seal. Et sõnastus on nii, et erimenetluse osalemise võib reserveerida ettevõtjale ainsuses. Oletades, et selle samale teenusele on konkurents nende samade ettevõtjate poolt, kelles nagu kvalifitseeruks mõlemad. Mingisugust konkurentsiolukorda tegelikult tekitama ei pea. Siin on olukord, et ainsus hõlmab ka mitmust, nagu seaduses enamasti on. Et kui me kasutame ainsust, siis see hõlmab ka mitmust. Et mitte ühele ettevõtjale, vaid ettevõtjatele, kes nendele tingimustele vastavad. Et kui konkurents on olemas, siis võib sinna tulla ka 3, 5, 7 pakkujat pakkuma. Selge, aitäh. Lähme siis edasi raamlepingu juurde. Raamlepingust mul on tegelikult väga vähe rääkida, sest raamlepingu puhul on väga vähe muutunud. Võtan selle endale igaks juhuks ette. Raamlepingu kehtivusaeg jätkuvalt piiratud 4 aastaga. Küll aga on nüüd sõnaselgelt sätestatud seaduses, et hankelepingute tähtaeg ei pea kokku langema raamlepingu kehtivusajaga. Praegu seaduses seda ei ole ja on tekkinud küsimusi selles küsimuses, et kas hankeleping peab lõppema siis, kui lõpeb raamleping. Nüüd on selge, ka direktiiv ütleb seda sõnaselgelt, et ei pea. Et utreeritud näide, kas või viimase raamlepingu kehtivusaja päeval sõlmitakse veel hankeleping, mis kestab omakorda näiteks 3 aastat. See on täiesti lubatud. Kui hankija soovib pikemat raamlepingut sõlmida kui 4 aastat, siis tuleb seda riigihangete alusdokumentides jälle põhjendada, seda pikemat aega. Et päris palju
uus seadus annab hankijale kaalutlusõigust mitte ainult selles küsimuses, vaid nii mõneski teises küsimuses, aga hankija peab olema seal alati valmis põhjendama oma valikuid. Raamlepingu puhul seda veel ka, et tähtajatu raamlepingu sõlmimine on keelatud. Et kui tähtajatu hankelepingu sõlmimine ei ole, siis raamlepingu puhul on keelatud. Raamlepingu puhul on võimalik osaliselt kindlaks määrata hankelepingute sõlmimise tingimused ja osaliselt jätta siis hankelepingute sõlmimine minikonkursiga. Et kui siiamaani on vaja valida riigihanke väljakulutamisel üks või teine variant, et kas ma teen minikonkursi või ma siis sätestan kõik tingimused raamlepingus, siis nüüd on võimalik neid omavahel kombineerida ja öelda, et teatud juhtudel ma teen minikonkursi, teatud juhtudel ma sõlmin hankelepingut raamlepingu alusel. Ja sellega seondub ka see järgmine punkt, mis räägib siis hinnatreppidest. Hinnatrepp on selline tore asi, mida saab raamlepingus kindlaks määrata ja mis tähendab seda, et erineva suurusega hankelepingutele võib raamlepingus sätestada erinevad hankelepingu sõlmimise tingimused. Et öelda, et kui hankelepingu maksumus jääb alla 2000, siis ma näiteks pöördun esialgselt siis hankemenetluse nii-öelda võitnud pakkuja poole. Kui see maksumus on 2000 kuni 10 000, siis ma küsin ainult uusi hinnapakkumusi ja kui see on üle 10 000, siis ma teen minikonkursi, et näiteks selline variant. Ja lisaks sellele võib hankija sätestada, et teatud alla teatud maksumust jäävate hankelepingute puhul ta valib selle pakkuja, kellega ta siis sõlmib selle hankelepingu nende raamlepingu pooleks olevate pakkujate vahel täiesti ilma igasugust põhjendust omamata. Et nii, kuidas ta ise seda paremaks peab. Et seda võimalust ei kuritarvitataks, on siin piirang, et kõikide nende selliselt sõlmitud hankelepingute maksumus kokku ei tohi olla üle 20% raamlepingu lõplikust maksumusest. Ja siin siis tähele panna seda, et me ei räägi siin mitte 20% hankelepingu eeldatavast maksumusest, vaid ikkagi sellest, mis lõplik maksumus on, kui raamleping lõpeb, palju neid hankelepinguid seal siis sõlminud on. Ehk et kuna see annab hankijale päris suure nii-öelda suvaõiguse võimaluse, siis seda piirangut peab ka hankija ise jälgima, et ta ei läheks üle selle 20%. Et kui ta vaatab juba, et tal hakkab see täis saama, siis kahjuks seda varianti enam kasutada ei saa. Isegi kui näiteks tal on öeldud, et alla 2000 euroste hankelepingute puhul ma pöördun kelle poole ma iganes tahan, eks ole, raamlepingus pooleks olevatest pakkujatest, siis kui see 20% on tal juba täis tulnud, siis ta peab tegema mingisuguse menetluse sinna. Ja selleks siis on tark ka ette näha loomulikult raamlepingus mingisugused tingimused, et kui selline juhtum on, et mida ta siis teeb, et kas ta siis võtab pakkumuse näiteks selle esialgse hanke edukalt, kõigtab sellest kõige paremalt pakkujalt või teeb ta mingisuguse hinnapäringu või teeb ta minikonkursi või mida ta siis selle puhul teeb. Raamlepingute puhul on selline asi, et pakkujaid võib uuesti kvalifitseerida hankelepingu sõlmimise jaoks. See ilmselt tuleb kõne alla, kui tegemist on pikaajalisema raamlepinguga, et näiteks mingisugune kvalifikatsioon võib olla minetanud oma aktuaalsuse, et siis võib uuesti kvalifitseerida.
käibenõue võib olla selleks uueks kvalifitseerimise tingimuseks. Et praegune riigihangete seadus seda ei võimalda, nii et praktika selles osas puudub ja selles mõttes ei ole mingeid väga häid näiteid tuua, et millisel juhul see peaks olema nagu asjakohane. Aga ma räägiks ära kvalifitseerimise ja siis tuleks korraks tagasi selle raamlepingu põhjal kvalifitseerimise juurde, seepärast et käibenõudele on siin teatud piirangud, aga seda on parem rääkida siis, kui ma olen selle üldise piirangu juba ära rääkinud. 2 teemat, mis on omavahel päris hästi seotud, kõrvaldamine ja heastamine. Kõigepealt siis kõrvaldamisest. Et kui tegelikult vaadata, kuidas kõrvaldamine oli kehtivas seaduses ja kuidas saab tulevikus olema, siis selliseid kosmilisi muudatusi ette ei tule. Muudatused saavad peaasjalikult olema kõrvaldamise aluste kataloogis ja võib-olla sellised üksikud kohendused. Et siin ma olen näiteks alla jooninud mõned sellised uuendused, mis tulevad näiteks siis nii-öelda kellel kõrvaldamise alus esineda üldse saab. Et kehtiv seadus siis piiritles selle pakkuja või taotleja või tema seadusliku esindajaga. Et uues seaduses siis on siis ka võimalik, et kõrvaldamise alus eksisteerib siis riigihankega seotud lepingulisel esindajal. Siis siin alajoonitud osas on täiendatud siis sellise 5-aastase nii-öelda kõrvaldamisperioodiga kohustuslike kõrvaldamise aluste puhul. Vabatahtlike ehk valikuliste kõrvaldamise aluste puhul on see siis 3 aastat. Jätkuvalt on tulevikus kõrvaldamise alused kohustuslikud kõrvaldamise alused ja valikulised või siis vabatahtlikud kõrvaldamise alused. Kohustuslikkus tähendab siis selles kontekstis seda, et hankija on kohustatud pakkuja kõrvaldama. Ja valikuline kõrvaldamise alus tähendab seda, et tal on siis valida, kas ta kõrvaldab või mitte. Aga mõlemal juhul peab ta siis kõrvaldamise aluse olemasolu kontrollima. Evelin rääkis enne hankepassist. Ma ei tea, kas ta mainis ka seda, et kõrvaldamise aluse puudumist või olemasolu saab siis märkida hankepassis. Teile võib kuulajatena tunduda natukene kummaline, et miks peaks mõni pakkuja hankepassis ütlema, et tal eksisteerib kõrvaldamise alus, aga selleni me jõuame siis tegelikult heastamise osas. Ja siin see kõige viimane lõiguke on siis selline üldine alus, mis tuleneb direktiivist, et kui on mingi selline väga ülekaalukas avalikust huvist tulenev põhjus, näiteks olukorras, kus pakkujal on kohustuslik kõrvaldamise alus, aga kindlasti on vaja hankelepingut sõlmida, siis võib selle alusel tegelikult ka jätta kõrvaldamata. Ehk siis näide, mida Evelin on mitmel korral toonud, on see, et kui maad valdab mingi tohutu epideemia või pandeemia, mingi uus muhkkatk või midagi, ja ravimit tootval firmal on samalaegselt ka kohustuslik kõrvaldamise alus, siis on mõistlikum valida siis terve see maailma päästmine, inimeste ravimine kui siis kõrvaldamine. Eks võib-olla sellisel äärmuslikul juhtumil. Loodetavasti neid väga ette ei tule. Panin nüüd siia järgmisele slaidile vasakpoolse tulpa siis kehtiva RHS-i kõrvaldamise alused. Ma lõin nad siis kõik pulkadeks ja parempoolsesse tõin siis uue RHS-i kõrvaldamise alused. Ja allajoonitud on need, mis on tegelikult sisuliselt uued. Minu jaoks üllatuslik oli see, et terrorisüüteod ei olnud kehtiva RHS-i alusel keelatud, aga nüüd selgelt on, ehk siis kõrvaldamise alused. On küsitud varem, et tegelikult mis asi on aususe kohustuse rikkumine. Need on tegelikult siis karistusseadustiku, äkki on 17. jagu, kus on siis tegelikult korruptsioonisüüteod. Ehk siis altkäemaks, mõjuvõimuga kauplemine ja veel 1,2. Need on siis aususe kohustuse rikkumised.
siis siin 10. punktina on laste tööjõu ebaseaduslik kasutamine. Et siin tuleb arvestada siis sellega, et lapsi võib ju tegelikult tööle rakendada, kuigi viimasel ajal ajakirjandust lugedes tundub, et isegi häälepoisina ei tohi või hääletüdrukuna ei tohi nad töötada, aga tegelikult tohivad üht koma teist teha ja selle jaoks on eraldi reeglid ette nähtud. Ja siis see kõrvaldamise alus puudutabki tegelikult seda, kui lapsi sunnitakse reeglite vastaselt töötama. Kui õigesti mäletan, tuleneb see ka direktiivist. Ja rahvusvaheline sanktsioon, ehk siis kui pakkuja on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt, seda saate siis tuvastada, täpselt ei mäleta, seaduse seletuskirjas on kindlasti kirjas, aga see oli siis kas Välisministeeriumi kodulehe kaudu või politsei. Et see on olemas ilmselt mingisugune juurdepääs, kus ta siis kuvab, kas üks või teine pakkuja, ettevõtja on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt või mitte. Minnes valikuliste kõrvaldamise aluste juurde, siis siin on näiteks sellised huvitavad uuendused nagu konkurentsi kahjustav kokkulepe, ehk siis kartelli eest võib rakendada seda, mis ilmselgelt ei olnud vanas seaduses kirjas. Siis mis hankijaid kindlasti tegelikult peaks rõõmustama, on see 11. Ehk siis varasemate hankelepingute oluline või pidev rikkumine. Ka see tuleneb direktiivist ja seda peaks siis seaduse tekstis on see natukene pikemalt sätestatud, seal on öeldud niimoodi, et kes on rikkunud oluliselt või pidevalt varasemaid hankelepinguid, mille tulemusena on kohaldatud teatud õiguskaitsevahendeid. Need õiguskaitsevahendid on lepingust taganemine, lepingu ülesütlemine, hinna alandamine, leppetrahv ja vist oli veel üks, aga mis kahjuks mulle ei meenu. Selle 11. aluse puhul siis võib hankija käituda niimoodi, et oletame, et talle tuleb hankes mingi pakkuja oma pakkumusega ja hankija näiteks teab, et sellel pakkujal on varasemalt mingisuguseid hankelepingu rikkumisi. Näiteks kas tema enda hankes või mõne muu hankija hankes. Ja siis ta võib sellele alusele tegelikult ainuüksi oma teadmise põhjal tugineda. Mis me tegelikult kavandame seoses riigihangete registri uue versiooni ja uue riigihangete registriga tervikuna on see, et registrisse saab hakata pärast hankelepingu täitmist ühe aruande osana esitama ka teavet selle kohta, kuidas hankelepingu täitmine möödus. Ja sinna teha ka siis märke selle kohta, et kas lepingu täitmisel rakendati õiguskaitsevahendeid ja ka seda, et kas see õiguskaitsevahendi rakendamine on vaidlustatud. Ehk siis see muudab hankijal lihtsamaks selle nii-öelda varasemate lepingurikkumiste sättele tuginemise. Et võimalik, et kunagi saab registris olema ka niimoodi, et saab pakkuja nime järgi või pakkuja seadusliku esindaja nime järgi filtreerida ja otsida välja, et kas tal on olnud olulisi või varasemaid hankelepingu rikkumisi. Et oleme üritanud selle hankija jaoks lihtsamaks teha. Kuigi samas ütleme niimoodi, et see tõstatab selliseid küsimusi ka, mille peale me ei ole mõelnud. Et näiteks on see, et kui hankija paneb registrisse märke, et jah, oli lepingu rikkumine, selline või teissugune ja paneb sinna märke juurde, et see on vaidlustatud. Kohus pärast näiteks leiab, et tegelikult rikkumist ei olnud või nõu ei olnud õigustatud, et mis siis sellest märkest saab ja mis selle märke õiguslik tähendus on. Et tegelikult see näitab pigem siis seda, et kas ma tohin jätkata? Tohin, selge. Et eks neid uued lahendused avavad ka mitmesuguseid uusi uksi, et õigusloome selles mõttes ongi lõppematu protsess. Ja näete, siin on ka maksualased süüteod, valikulised kõrvaldamise alused.
ja valikuliste kõrvaldamise aluste puhul on see nii-öelda kõrvaldamise periood siis 3 aastat. See tuleneb ka direktiivist, et selle 3-aastase perioodi puhul tuleb siis seda hakata arvutama niimoodi, et näiteks selle teo toimepanekust, ütleme, teil on hankemenetlus, algab 1. september 2017, kui tegu on toime pandud, siis mingi 2013-12, siis seda kõrvaldamise alust teie jaoks ei eksisteeri. Ehk siis ta peab mahtuma sellisesse 3-aastase perioodi. Me peame natuke seaduse teksti täpsustama, eile arutasime töö juures ja avastasime, et seal on võib-olla natukene halvasti see nii-öelda 3-aastane, 5-aastane periood kirjutatud, et tulevikus, kui RHS-i näiteks asutakse muutma, siis võib-olla see sõnastus muutub veidi paremaks. Et praegu seda võib tõlgendada ka niimoodi, et seda 3- ja 5-aastast perioodi hakatakse siis lugema kuskilt hankemenetluse algamisest, mis tähendab seda, et siis näiteks kõrvaldamise alus tekib, kas siis kohustuslik või vabatahtlik kõrvaldamise alus tekib hankemenetluse kestel, justkui sellele ei saaks tugineda, aga see ei ole kindlasti see, mis on olnud sätte mõte ja ka direktiiv näeb ette, et ka hankemenetluse kestel tekkinud kõrvaldamise alused on täiesti eksistentsiaalselt kõrvaldamise alused. Kõrvaldamise aluse kohta esitatakse teave siis hankepassis. Kontrollimise osas ei ole ka tohutult suuri muudatusi ette näidata teile. Et kontrollite seda, mida on võimalik kontrollida siis andmebaaside kaudu. Kui teise liikmesriigi pakkuja puhul ei ole seda võimalik teha, siis seda võib asendada nii nagu kehtivas seaduses, ehk siis teoorias võib pakkuja tulla ka mingisuguse vandele antud tunnistuse või muu notariaalse mingisuguse kinnitusega. Ja siin selle ma juba korraks mainisin, aga kui tegemist ei ole millegi sellisega, mida saate tuvastada siis nii-öelda andmebaaside kaudu, siis te võite nii-öelda kõrvaldamise aluse tuvastada mis tahes viisil. Ehk siis, kui hankijal on kas või mingisugune siseveendumus tekkinud, et see pakkuja on toime pannud mingisuguse teo, mis on kõrvaldamise alus, siis teoreetiliselt kõlbab ka see. Ainukene küsimus on see, et kuidas te võimalikus hilisemas vaidluses tõendate seda. Aga kõrvaldamise kohta kindlasti on küsimusi, seal on käsi. Sain ma siis õigesti aru, et põhimõtteliselt tulevikus on võimalik see, et kui ma olen tellinud infosüsteemi või hankinud infosüsteemi, see infosüsteemi hange on läinud lörri, kuna me ei ole suutnud siis tellija ei ole suutnud mulle vajalikult kvaliteetset tööd tuua, et siis järgmisel korral, kui ma teen selle sama hanke uuesti, ma võin siis selle eelmine kord selle tööde teostaja kõrvale lükata, viidates siis sellele, et eelmisel korral ta ei saanud asjadega hakkama nii, nagu oli kokku lepitud. Ja, aga selleks peab olema siis, nagu seaduseb, kohaldatud õiguskaitsevahendit. Ja teatava, mitte kõik õiguskaitsevahendid, vaid siis sina hankijana pead olema siis kas lepingust taganenud, lepingu üles öelnud, hinda alandanud, esitanud leppetrahvi nõude ja võimalik, et seal oli ka veel 5. Ma peast ei mäleta. Ühesõnaga, see ei saa olla tegemist sellega, et hange on küll varasem hange küll lörri läinud, aga sa ei ole nagu midagi teinud. Ehk siis sul peab olema midagi ette näidata selles suhtes. Aga jah, lühike vastus siukene ilma juriidiliste detailideta on jah. Ja see ei ole isegi sinu hange, mis on lörri läinud, see võib olla kellegi teise hange ka, kui sul on teavet selle kohta, et seal on õiguskaitsevahendid rakendatud. Kas see piisav tõend ongi juba see, et mul on esitatud näiteks mingi nõue mingite summade tagasimaksmise osas või need summad peavad olema laekud juba või peab kuskil keegi vakku olema teinud otsuse, et see tagasimakse? Seda üks päev ma küsisin endast ühe targema inimese käest ja tema ütles, et tegelikult piisab sellest hankija tahteavaldusest, ehk siis kui hankija on selle nõude esitanud, siis tegelikult piisab sellest, kas ta on rahuldatud või mitte.
ei ole ka minu arvates oluline. Et siin tekib kindlasti selliseid naljakaid küsimusi, et okei, hankija esitas leppetrahvi nõude näiteks, pakkuja seda ei maksnud, vaidlus läks kohtusse. Kas me käsitleme siis seda õiguskaitsevahendi rakendamisena või mitte? Aga see on juba tegelikult selline võlaõigusseaduse tõlgendamise küsimus, see ei ole isegi riigihanke õiguslik. Et ma üritan tegelikult selles enda jaoks ka rohkem selgust saada, sellepärast, et ta läheb lepingu õigusesse. Ja palun. Ma küsin sinna juurde seda ka, et ta võib kõrvaldada, mis tähendab seda, et kuigi tal on teada, et näiteks, ma ei tea, naaberministeeriumile see ettevõtja nende üldse läbi ei saanud ja oli mingi oluline rikkumine, siis sellegi poolest ma võin ikkagi temaga lepingu sõlmida. Ja. Et see on valikuline kõrvaldamise alus ja valikuline tähendabki seda, et seda ei pea rakendama. Kas kuskil on veel? Et kui isegi Aldol ei ole või? Tähelepanek, mikrofoni väline. Sul on eelnõu parandamise nimekirjas. Jaa, ma vist nägin ka seda enne, aga ma jõudnud parandada, aga aitäh. Ja mõned slaidid ka sellisest huvitavast asjast nagu heastamine. Heastamine on, kui väga lihtsalt öelda, pakkujale võimaluse andmine, et kuigi tal eksisteerib kõrvaldamise alus, siis teda mitte kõrvaldada. Sellel on instrumendil on teatav ajalugu mõningates riikides, õigesti mäletan Itaalias, Saksamaal, Austrias ja tegelikult ka Euroopa Liidu institutsioonid, kellel on enda mingi selline hankealane õigusakt, et nemad direktiividest direktiive ei rakenda, et neil on nii-öelda enda hankekord, siis nemad on ka lubanud heastamist. Et heastamise selline lähiajalugu on seotud, kui ma õigesti mäletan, siis Siemensi kontserniga, kes jäi kuskil vahele korruptsioonisüüteoga ja oleks kuulunud siis kõrvaldamisele. Et kuna kellelgi väga suurt huvi ei olnud jätta nii suur korporatsioon, siis riigihanketest kõrvale leitigi, et õige aeg direktiivides oleks siis sätestada ka heastamise võimalus. Ja heastamise puhul siis on Eestis ka teatavat praktikat juba tekkinud. Ma väga täpselt ei tea, kuidas need asjad läinud on. Praktika seetõttu, et heastamise võimalus on otsekohalduv ja alates direktiivide jõustumisest on hankijad tegelikult pidanud heastamist lubama, kui neile selline taotlus esitatakse. Aga 1. septembrist on siis heastamine ka RHS-is täiesti olemas ja seda ei kohaldata siis kaitse- ja julgeoleku valdkonna hangete puhul. Heastamise puhul peaks siis pakkuja tulema koos pakkumusega esitama teile siis heastamistaotluse, kus on siis kirjas, et millised meetmed ta on heastamiseks võtnud. Kuna heastamist saab teha peaaegu kõikide kõrvaldamise aluste puhul, välja arvatud maksualased, maksuvõlga heastada ei saa, maksuvõla heastamine on siis maksuvõla tasumine või ajatamine, kuidas pidi ta Eestis käibki. Aga peaaegu kõik muud kõrvaldamise alused, need on võimalik heastada. Ehk siis teoreetiliselt, kui on tegemist olnud mingisuguse pakkuja, kes on mitmesugused erinevaid tegusid toime pannud, mille alusel võiks teda kõrvaldada, siis ta peaks tulema teile väga suure portsjoniga erinevate heastamistaotlustega. Näiteks võtame sellise utreeritud näite, et kui pakkujal on olnud viimase 3 aasta jooksul hulk lepingu rikkumisi ja kui ta tahab kindlustada, et teda nii-öelda ei kõrvaldata, siis ta peaks esitama kõiki nende lepingu rikkumiste, kui ta soovib menetluses olla kõikide nende lepingu rikkumiste kohta ka mingi heastamistaotluse. Üks asi on muidugi taotluse esitamine, teine on see, et millised tõendeid ta siis ta teile
peaks esitama selleks, et siis hankijat veenda, et tema võetud meetmed on olnud sellised, mis võimaldaksid tal teile pakkumust esitada. Et siin olen välja toonud mõningaid meetmed, näiteks siis kahjuhüvitise maksmine, järelevalvega menetleja koostöö tegemine ja siis võib-olla koolitused, erinevad sisemeetmed näiteks, mis võivad seisneda ka selles, et inimene, kes füüsiline isik, kes vastutas selles näiteks pakkujas, oletame, et mingi süüde toimepaneku eest, et tema on siis vallandatud ja tehtud mingeid muid selliseid struktuurseid muudatusi. Ja päeva lõpuks on kõrvaldamine või mitte kõrvaldamine hankija kaalutlusotsus, mida saab siis tegelikult ka vaidlustada. Ja mõningates riikides, mitte nagu Eestis, kui kohus seab näiteks riigihankes osalemise keelu, siis seda tegelikult heastada ei saa. Aga minu teada Eestis sellist võimalust ei ole kohtu poolt, seega see ei ole Eestis asjakohane. Ja niimoodi see peaks toimuma, et enne kui lõunale läksin, siis isegi lõuna ajal jäin mõtlema nüüd selle peale, et kuna heastada saab põhimõtteliselt igasugust kõrvaldamise alust või peaaegu igasugust, et kui tõesti on mingisugune suur ehituskontsern, kellel on minevikus palju patte, et kui ta tahab enda osalemist kindlustada, siis ta võib väga suure patakaga tulla, et nimesid ei hakka nimetama, aga siis tekib ka see küsimus, et näiteks, et kuidas ta varasemad lepingurikkumised, et siis iga rikkumise episoodi kohta siis ta paneb kirja, et kuidas ta siis heastas ja mis meetmed ta võttis. Ja et see võib olla siin mõningate hangete puhul päris huvitav lugemine, kui tõesti pakkujad nii kaugele lähevad. Kas teil on heastamise kohta küsimusi? Ja seal on käsi. Kas neid heastamisi peab siis aktsepteerima või läheb see kohtusse edasi, kuidas see käib, et kui hankija mul eelmises hankes jättis asjad tegemata, nüüd toob mulle paberi, et võtsin uue projektijuhi tööle, võtke mind jälle? Te peate seda hindama ja tegema põhjendatud otsuse. Ja seda võib ka vaidlustada, seal on ka käsi. Mul küsimust ei ole, aga mul lihtsalt siis selline kommentaar, et IT-juhtide võrgustikus, avaliku sektori IT-juhtide võrgustikus tegelikult on just mingi paaril viimasel aastal on räägitud just sellest, et võiks olla nii-öelda selline blacklist nendest tegijatest, et kes on tulnud mingile hankele, teinud mingi asja, aga et nad on tunduvalt või nad ongi tulnud hankele nii-öelda tampima või on teinud halva asja ühesõnaga, nendega on halvad kogemused, et võiks tekkida nii-öelda selline blacklist, et ma saan tegelikult aru, et selle uue riigihangete seaduse osas on selline blacklisti tekkimine ettevõtetest, kes ei ole head asja teinud, on tegelikult nagu isegi nüüd legaalne, et me võimegi mõelda IT-juhtide võrgustikus, et võikski olla meil selline omavahel siis selline nimekiri ettevõtetest, kellega ei ole hea kogemus ja selle nimekiri alusel näiteks võib-olla siis osad mitte kvalifitseerida hangetes. Sinu mure on praegu selles, et ma töötasin Konkurentsiametis kunagi. Ja see asi kõlab väga palju kartelli moodi tegelikult. Et minu soovitus sul oleks ei. Et selles suhtes võib-olla ei ole see hea mõte. Aga tegelikult, mis selle mõttega seondus, oli see, et kui seda heastamise regulatsiooni loodi, siis tehti ka ettepanekuid, et kuskil võiks olla Eestis mingi keskne asutus, mis hakkab hindama neid heastamise taotlusi. Et kuna vaene hankija ise ei suuda seda väidetavalt, siis oleks hea, kuskil on mingisugune heastamistsaar, kes ütleb, et kas on siis nüüd hea selgitus või halb selgitus. Aga sai seda kaalutud ja siis leiti, et sellise üldise avaliku halduse vähendamise fooni taustal oleks natukene raske põhjendada sellise keskasutuse loomist. Ja jäi selline kokkulepe, et aasta-paari pärast, kui on tekkinud nii-öelda heastamispraktikat, et siis võib
võib uuesti hinnata seda, et kas tegelikult on vaja sellist keskset asutust või isikut, kes neid hindaks, et kui palju neid heastamistaotlusi üldse tuleb, et kui me räägime siin nagu, et võib-olla ei tulegi eriti midagi, et siis ei ole vaja ka sellist keskset funktsiooni. Et eks selle heastamise puhul on palju küsimusi õhus ja nagu paljude asjadega, et praktika meile siis seda selgitab, et kuidas see lahenema hakkab. Et loodetavasti läheb võimalikult valutult. Ja palun. Ma küsin sellist asja, et mis põhjusel on heastamine ette nähtud ainult üle rahvusvahelise piirmäära hangetel, et miks see ei ole alla rahvusvahelise piirmäära hangete puhul lubatud? Tegelikult on sellega niimoodi, et seda küsimust küsis mu käest üks päev ka üks Äripäeva ajakirjanik, kui ma sõitsin Arvamusfestivalile bussis. Ja siis ma jäingi mõtlema, et huvitav, et miks see niimoodi on, aga kui ma õigesti mäletan, see oli muidugi enne minu aega. See lugu, et sellega kaasneb teatav hankija töökoormuse tõus, eks ole. Ja siis oligi see mõte, et ilmselt ei oleks mõistlik hakata hankijat või hankijaid siis tervikuna koormama selle väiksemate hangete puhul nende heastamistaotluste hindamisega. Ja pealegi direktiivist tulenevalt see on niikuinii alates piirmäärast kohustuslik. Et kõik ei ole vaja teha kohustuslikuks, mis ju tegelikult ka tuleb. Et see oligi ilmselt kõige osapooltega läbi räägitud, hankijad leidsid, et nii võiks olla, pakkujad leidsid, et nii võiks olla, ju ta siis nii jäi. Aga teoreetiliselt see ongi selline naljakas lugu, et ma ei tea, et hankeleping maksumusega ehituses mingi 5 miljonit, et seal ei heasta, aga 5,25 miljonit seal lubame heastamist, et jah. Aga seda kindlasti võib seadusandja kunagi ümber vaadata.